Tõesti kiireloomuline teade Lähis-Idast. Türgi agentuur Anadolu teatas äsja, et Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku kehtiva 60-päevase vaherahu pikendamises, mis kehtestati juunis, kuigi selle nurjas juulis alanud sõja uus faas. Kuid kohe pärast seda lükkab Reuters, viidates oma allikale otse Iraanis, selle info ümber. Ja mitte lihtsalt sõnadega, et läbirääkimisi pole, vaid üldse kogu küsimuse loogika, nagu Iraani režiimil pole mingit relvarahu ning ka ametliku relvarahu alguskuupäeva polevat määratud, seega pole loogiliselt midagi pikendada. Seetõttu näeme praegu olukorda, kus 2 uudistagentuuri räägivad samal ajal 2 erinevat lugu. Üks, ehk siis Türgi Anadolu kirjutab, et relvarahu on olemas ja USA ja Iraan olevat just kokku leppinud selle pikendamises. Teine, ehk siis Reuters, kirjutab, et seda relvarahu ei saagi olla, sest väidetavalt pole seda kunagi kehtestatudki ja Iraan pole sellest kunagi kinni pidanud. Seetõttu vaatame nüüd väga lühidalt ja rahulikult üle, mis toimub ja kust üldse tuli see teade vaherahu kohta, sest see võib natuke segadust tekitada. Seetõttu otsustasin kiiresti sellel teemal eraldi osa salvestada, et selgitada, mis toimub. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja kirjutage mõni kommentaar. Nii et Türgi agentuuri Anadolu andmetel teatasid Pakistani valitsuse allikad. Pakistan on läbirääkimiste peamine vahendaja. Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku pikendada niinimetatud Islamabadi memorandumiga kehtestatud 60-päevase vaherahu kehtivusaega. Praeguse kokkuleppe kehtivusaeg lõpeb 17. augustil, see tähendab vaid 5 päeva pärast. Allikas, kes on vahendusprotsessiga lähedalt seotud, ütles sõna-sõnalt, tsiteerin. Mõlemad pooled teatasid vahendajatele oma nõusolekust pikendada kokkuleppe kehtivusaega, kuid samal ajal saabus sellele infole ka otsene ümberlükkamine. Kuid tõsi, natuke teisest allikatest ja natuke teisest poolest. Reuters viitab kõrgetasemelisele Iraani allikale ja teatab, arutellusid relvarahu pikendamise üle Iraani ja USA vahel ei toimu. Iraani seisukohast pole relvarahu olemas, seega pole midagi pikendada. See tähendab, et Iraani pool ei eita mitte ainult konkreetset uudist vaherahu pikendamisest, ta eitab üldse, et vaherahu juriidilises mõttes eksisteerib, nagu ametlik dokument konkreetsete kuupäevadega. Ja siin on selline vihje, et Iraanis väidetavalt öeldakse, kuulge, jah, mingi memorandum allkirjastati, aga siis rikuti seda 1 miljon korda. Seega mingit vaherahu ei eksisteeri, järelikult, mida te üldse kavatsete pikendada? Ja edasi toon tausta, ilma milleta see vastuolu jääb üldse arusaamatuks. Ise Islamabadi memorandum ehk vastastikuse mõistmise memorandum, see ei ole mingi abstraktsioon, see on tegelikult allkirjastatud dokument, millest kõik on lihtsalt juba ammu unustanud. Tuletan meelde, et USA president Donald Trump ja Iraani president Masoud Pezeshkian allkirjastasid selle memorandumi käesoleva aasta 17. juunil ja järgmisel päeval, 18. juunil, pani oma allkirja kui vahendaja Pakistani peaminister Shahbaz Sharif. Väidetavalt oli see Pakistani jaoks tõeline diplomaatiline triumf. Sest esimest korda pika aja jooksul astus Pakistan vahendajana üles nii suure rahvusvahelise kriisi lahendamisel ja lisaks suutis saavutada selle, et relvarahu tegelikult ka allkirjastati. Mis täpselt selles memorandumis oli? Tuletan meelde, et dokument sisaldas 14 punkti. Mida Donald Trump alguses eitas, kuid hiljem tunnistas. See hõlmas sõjategevuse lõpetamist kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis, mereblokaadi lõpetamist, Ameerika sanktsioonide tühistamist Iraani vastu, Hormuzi väina blokeeringu eemaldamist ja miinidest puhastamist, Teherani loobumine tuumarelvast ja valmisolek pidada läbirääkimisi lõpliku lahenduse saavutamiseks. Ja Iraani asevälisminister Qasem Gharibabadi täpsustas samal ajal, et 60-päevane vaherahu hõlmab ka tuumaprogrammi arutelu, mereblokaadi lõpetamine alates 15. juunist ja sõjaliste operatsioonide lõpetamine kõigil rinnetel, sealhulgas Liibanonis. Ja juba see fakt, et dokument nimetati siis just memorandumiks, mitte täieõiguslikuks juriidiliselt siduvaks lepinguks, juba siis, juunis, rääkis sellest, et pooled ei suutnud milleski tõsisemalt ja konkreetsemalt kokku leppida. Kordan veel kord. Kavatsuste memorandum,
juba nimi ise ütleb kõik, et me kavatseme tulevikus midagi teha, võib-olla. Eraldi tänas Trump siis veel ka Hiinat ja Venemaad, aga tõtt öelda ei olnud lõpuni selge, mille eest täpselt. Kuigi tema sõnum tänas ta Venemaad ja Hiinat selle eest, et nad ei sekkunud sõtta. Kuid nagu te teate, kestis sõda kõik need nädalad pärast 18. juunit. Seetõttu see memorandum formaalselt üldse ei toiminud. Järelikult ei toiminud ka selles sisalduv vaherahu. Sellegi poolest, kui arvestada allkirjastamise kuupäevast ehk 17. juunist, 60 päeva selle kehtivusest saab läbi. Tõepoolest, 17. augustil ehk siis see kuupäev, mida nimetab agentuur Anadolu, langeb matemaatiliselt kokku. Aga siin on probleem. See, mis viimastel nädalatel toimus, mida me arutasime selle YouTube'i kanali eelmistes saadetes, ei meenuta sugugi vaherahu järgimist. Näiteks Iraani kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu sekretär Salgadar esitas hiljuti 6 ranget nõudmist Armuti väina blokeeringu lõpetamiseks, sealhulgas reparatsioonide maksmise, sõja peatamise ja nii edasi. USA omalt poolt taasalustas rünnakuid islamirevolutsiooni kaardiväe objektide vastu. Tegelikult lahingutegevus kord vaibus, kord taas algas ja see toimus juba pärast selle vaherahu ametlikku allkirjastamist juunis. Seetõttu dokument eksisteeris kogu selle aja, kuid tegelikult seda ei täidetud. Siit see praegune segadus ilmselt tulebki. Tundub, et Pakistan vahendajana on huvitatud näitamast, et tema memorandum, nagu nad seda nimetasid, Islamabadi memorandum, toimib edasi, kui pooled on valmis seda pikendama. See ongi see diplomaatiline triumf, millest rääkisid juulis ka Pakistani diplomaadid ise. Aga Iraanile, vastupidi, on kasulikum öelda, et mingit ametlikku vaherahu selgete kuupäevadega tegelikult ei ole. See tähendab, et Teheran ei ole ametlikult millegagi seotud ja võib tegutseda vastavalt olukorrale. Sealhulgas jätkata uute nõudmiste esitamist, nagu tegi Sadal Qadr sõna otseses mõttes just sel nädalal. Ja seda Iraan teebki. Ta ütleb, kuulge, kõik on juba selle lepingu unustanud, kõik, mingit memorandumit pole, seega esitame me uued nõudmised. Aga Pakistan ütleb, kuulge, rahuneme maha, tuleme selle teema juurde tagasi, meil oli ju tegelikult memorandum allkirjastatud. Nii et kui see kõik kokku võtta, siis meie ees on, see pole niivõrd tegelik infolõhe, kuivõrd erinevad versioonid ühest ja samast dokumendist. Lihtsalt erinevatele osapooltele kasulikud erineval moel. Pakistan vahendajana rõhutab selge struktuuri olemasolu koos kuupäevade ja pikendamistähtaegadega, sest see on tema enda diplomaatiline edu. Sellest tulebki meil uudis, et USA ja Iraan leppisid kokku vaherahu pikendamises, aga Iraan ise eitab kindlate tähtaegadega raamistikku, sest nii on tal käed vabad ja pole vaja seletada, miks lahingutegevus jätkus ka pärast relvarahu allkirjastamist. Kui varem otsiti põhjust, öeldi, et ameeriklased ründasid meid, seepärast lõime vastu ja nii edasi. Praegu nad ei vaevu enam isegi seda seletama, vaid ütlevad, et kõik, unustasime selle memorandum, lihtsalt ründame ja kõik. Washingtoni ametliku reaktsiooni selle uudise ilmumise hetkeks veel ei olnud, nii et ootame, millise 2 versioonist Valgemaja ise valib. Ja seal, vabandust, on taas pingete kasv. Donald Trump teatas, et kui Iraan midagi ette võtab, siis ta teate, mis hävitatakse. Ma pole kunagi varem Trumpilt sellist asja kuulnud. Lõpuks ta ütles selle välja. See on sarkasm. Ja ta lisas, et tema on viimane inimene, kes Iraani usaldab, sest tema sõnul on Teheran talle pidevalt valetanud. Ja edasi tsiteerin Trumpi. Ma ei usalda Iraani. Miks te tahate öelda, et ma usaldan Iraani? Ma olen viimane inimene, kes Iraani usaldab. Nad on mulle pidevalt valetanud. Praegu kontrollime me täielikult Hormuzi väina. Mitte nemad ei kontrolli seda, meie kontrollime seda täielikult. Hormuzi väin on meie käes. Ja mingil hetkel võivad nad midagi ette võtta ja siis hävitatakse nad lihtsalt. Aga praegu oleme väga heas positsioonis. Meil on riik, mis on olnud Lähis-Idas peamine riiukukk viimased 50 aastat. Tegelikult kui järele mõelda, siis juba 51 aastat. Eks. Me ütlesime 4 aastat, 47 ja nüüd ei ole nad enam Lähis-Ida peamine riiukukk. Teate, mul on tunne, et Trump õppis Vladimir Putini käest, kuidas end väljendada. Vaadake, ta ütleb, Hormuzi väin on meie käes. See on sarnane Krimm on meie. Ja see avaldus, et mind peteti, mulle valetati, seepärast ma neid ei usu. Kokkuvõttes selle lühikese uudise põhjal praegu mingit vaherahu ei ole tegelikult.
ja kõik need fraasidega žongleerimised, kas pikendada vaherahu või mitte, see on tavaline diplomaatiline sagimine lootuses, et kuidagi õnnestub see sama memorandum taaselustada, mis allkirjastati 17. juunil. Seetõttu panen siia 3 punkti. Telli kanal, pane videole like ja kindlasti kirjuta oma kommentaar. Sellega on kõik. Hoolitse enda eest, kõike head!